Tere hommikust! Kui ma vaatan siin toas ringi, siis võiksin enamus teie kohta öelda, et ma olen siin kuskil varem näinud. Aga mul on hea meel, et ma olen siin kuskil varem näinud, sest siis ma tean, ma olen õigesse kohta jõudnud vähemalt. Küll on tore. Heigo, meil on hea meel, et sul on tugev usk ja suur usk. Aga kui sa pühapäeva hommikul jõudnud missi kogudusse, siis tead, see on üks asi, mida isegi lausa tähistada, ma arvan. See on nagu midagi, millest nagu võiks rõõmu tunda. Et ma olen siin, ma jõudsin kohale, ma sain padjast lahti, sain tekib maha visatud või kõrvale visatud ja sain panna ennast riidesse ja tulla ilusti koos teiste kristlastega oma vaimust kasvama ja Jumalat ülistama ja Jumalat kiitma ja koos aega veetma ja koos kasvada. Selleks me siia tuleme, on ju? On nii? Siis ma julgestan sind tõusma püsti, panema oma parim koguduse nägu pähe. Äkki Janek jagab täna seda, kas te teate, milline on üks koguduse nägu või? Silmad pärani lahti ja suu ka niimoodi pooleldi lahti niimoodi. Janek võib hiljem seletada teoloogiliselt seda ka teile, aga mina sain selle eelmine nädal selgeks, et selline on üks koguduse nägu. Aga sellest on täitsa õige, silmad lahti, võid vaadata sõnu, võid panna aga silmad kinni, vaadata oma südamesoppidesse, aga suu võid lahti teha ja kaasa laulda julgelt. Ülistame koos Jumalat. Su nimele, kui ka satud siin kõrvesse, kui ka kõnniksin surmade, au su nimele. Iga õnnistusest, issand, ma kiidan sind, kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan mind, austus sinu. Jeesus, me tahame sulle tuua austust ja kiitust. Sina oled väärt meie aega, meie tegusid, meie elusid. Au su nimele. Au su nimele, kui mind paitab su päikene, kui kõik maailm on nii, kui peab. Au su nimele. Au su nimele, siis kui tee on nokkane, kuigi ohver mul valuted. Au su nimele. Ega õnnistuse eest, issand, ma kiidan sind, kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii, austus sinu nimele, au su nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, au su nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele.
kogu südamest. Toon au su nimele, justav oled sa, justav oled sa. Kogu südamest toon au su nimele, justav oled sa, justav oled sa. Kogu südamest toon au su nimele, kõigega nii justav oled sa, Jeesus, nii justav oled sa. Kogu südamest toon au su nimele, austus sinu nimele, austus nimele, austus sinu nimele, austus sinu nimele, austus sinu nimele, austus nimele. No nii, tere hommikust ja rõõm näha. Nagu Fredi ütles, et see on jackpot, et sa täna tulid siia. Sa saad midagi Jumala käest täna kogema. Ja see, kui palju sa saad, see sõltub millest? See sõltub sellest, palju sa küsid. Ei, tema annab piiramatult, palju sa küsid ta käest. Mina ei anna teile midagi, mina ütlen teile tere lihtsalt. Ja võin pärast suga kohvikruusi kokku lüüa, kui tahad. Aga tõesti, me usume seda, et Jumal on täna siin paigas liikumas. Me ei ole täna siin mitte ju selleks, et siin ise mingit tarka juttu rääkida. Pigem usume seda, et Jumal on see, kes teeb, kes muudab, kes päästab, kes tervendab ja kes teeb kõike seda, mida me teeme. Meie ei kontrolli teda, aga tema kontrollib kogu universumit. Kui me räägime infost, siis jah, et meil on tagasi täna meie võidukas Šoti meeskond, naiskond, mis iganes te olete. Kumb te olete? Segavõistkond, eks ole? Segakoor. Jah, et kes siis jagavad täna seda, mis nad seal kogesid ja nägid ja said. Ja mul on pärast ka väike video sellest, kuidas siis nende pastor Gordon räägib, kuidas neil tegelikult läks, eks ole? Nii et ka seda saame siis pärast kuulama. Aga alustame sellega, et me paletame. Ja kuna täna kogu tiim jagab siin, siis me teeme, et nii piibli lugemine kui ka noorteminutid ongi osa juba sellest hilisemast pärast ülistust toimuvast ettekandest. Ja nii et Fredi nagunii alustab ja saab siis alustama kirjakohaga ja ettekandega. Nii et ma saan aru, et meil igale ettekandjale on täna antud pool tundi umbes, eks ole? Et kuskil 5-6 juba peaks läbi olema, nii et okei, see oli nali. No 3D ootab, kuni me lõpetame. Jah, et tõepoolest täna tuleb ka 3D kogudus meie kogudusse pärast poole ja kasutab meie ruume, nii et me usume, et meie koguduse ruumid on Jumala kingitus, õnnistus ja sellised multifunktsionaalsed ruumid. Aga issand, me tuleme täna hommikul sinu ette, et sind jälle kõrgeks tõsta ja ülistada. Ja me ei jõua sulle öelda piisavalt, kui palju me sind armastame, kui palju me tahame sulle öelda tänu selle eest, mis sa oled teinud meie jaoks ja meie eest. Me täname sind Kristuse vere eest, läbi mille on meil lunastus ja pattude andeks saamine, läbi see, mille on meil julgus sissepääsuks kõige pühamasse paika. Issand, me täname sind, et me võime täna näha ja kogeda sind selles kõige pühamas paigas, mille me loome oma südame ja suu ja käte ja mõtete ja kõige sellega, mis meil on.
Me ülistame sind, issand, ja täname sind, et täna me võime kohtuda sinuga, nõnda nagu me laulsime. Me täname sind selle eest Jeesuse nimel. Amen. Täna võiks panna mingi teema sellele ülistusele või niimoodi, siis ütleks, et Jumala austamine on see, mis mul eriti oli nagu südames. Sellepärast on ka mul 2 aulugu valitud ja kui sa mõtled selle peale, mis see nagu Jumalale au toomine on, siis see ei ole lihtsalt mingisugune kiituslaul. Meil oli reedel oli siin noortekas, kus me tegime nagu ülistuse eri ja ma rääkisin seda, et nagu ülistus ei ole lihtsalt see, mis me siin teeme pühapäeva hommikul, ma ei tea, laulame 1, 2, 3, 4, ma ei tea, 8 lugu on ju, kes mida teeb on ju. Et ülistus ei ole lihtsalt see, mis me teeme oma sõnadega, oma laulu häälega ainult siin selles ruumis, vaid ülistus on midagi, mida me teeme tegelikult oma eludega Jumalale. Kas sinu elu toob au Jumalale? Et kui sa vaatad neid sõnu ja mõtled nende sõnade peale, siis tahan, et sa mõtleksid ja võtaksid selle nagu kaasa endaga, et kas ma toon Jumalale au ja kuidas ma toon Jumalale au oma eluga. Ja ärgu see olgu kuidagi selline nagu nii-öelda, ma ei tea, maha suruv või rõhuv mõte. Sellepärast, et me kunagi ei saa olla piisavalt head. On nii? Me kasvame täiuse poole üheskoos, aga me ei ole sinna jõudnud veel. Kuni me pole taevasse jõudnud, me ei ole veel täiuseni jõudnud. Ma võin seda öelda. Aga au võime me Jumalale tuua sellele vaatamata. Seal, kus me oleme, sellisena, nagu me oleme, me võime lihtsalt minna julgelt tema trooni ette, kiita ja austada teda oma eludega. Ja me võime seda teha igal hetkel. Mitte ainult siis, kui me tuleme koguduse uksest sisse, mitte ainult siis, kui me oleme koos teiste kristlastega, vaid ka siis, kui sa oled oma ette. Siis, kui sa oled oma vaikses kambris, oma mõtetega endamisi, sa võid Jumalale tuua au. Sest tema on väärt meie kiitust ja meie au. Sind armastan, sinu armi lõppe ja iga päev olen hoitud su käes. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma ilma sinu headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest laulan ma ilma sinu headusest. Kuulen ma läbi tule sulle järgnen ja kahtlustest olen lähemalgi veel. Sa oled minu isa, mu sõber oled sa ja elan ma ilma sinu headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled
südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Laulame ühe korra veel. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Laulan ma Jumal sinu headusest. Laulan ma Jumal sinu headusest. Sa oled nii hea. Sinu ligiolus on nii hea olla. Sa täidad meid oma vaimuga, oma ligioluga. Sa valgustad meie teed, näitad meile kuhu minna ja mida teha. Meie igatsus on käia koos sinuga. Igatsus on käia sinuga ja olla koos sinuga kõike, kuhu me läheme. Oleme, käi meiega. Ole meiega. Muuda meid ja vormi meid, me ei eksiks oma teel. Täna sulle siit. Sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus. Sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks. Sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses. Tule oma suuruses. Tule oma väes. Täida oma auga see päev. Tule oma hiilguses, et su au me näeks. Issand, sind me igatseme vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks. Sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks. Sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes. Täida oma auga see päev. Tule oma hiilguses, et su au me näeks. Issand, sind me igatseme vaid. Tule oma suuruses.
oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see päev. Tule oma hiilguses, et su au me näeks, issand sind me igatseme vaid. tule oma suurusesse. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see päev. Tule oma hiilguses, et su au me näeks, issand sind me igatseme vaid. Issand sind me igatseme vaid. issand, sind me igatseme. Issand sind me igatseme vaid. Halleluuja, 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 oled püha Jumal sa. Halleluuja, 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 kuningate kuningas. Halleluuja, 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 oled püha Jumal sa. Halleluuja, halleluuja.
oma vaimule ja ava meie südamed. Ja me kuuleksime seda, mis sinul on meile öelda. Jaga meile seda, mis on sinul meile öelda. Ma tänan, et sa teed oma sõna meie jaoks isiklikuks ja vormid meid selle sõna läbi. Tänu kiitus sulle. Nii, aga ma alustan siis kirjakohaga, kuna meil noorteminutid, tripi kokkuvõtte kõik on ühes, siis ma siis liidan selle kõik ühte. Aga ma tahaksin teile lugeda kirjast Kolossastele 3. peatükist. Kui sul on piibel, siis võid selle lahti teha, kui sul on nutiföön, siis võid seal ka piibli lahti teha, mitte Facebooki scrollida. Aga ma loen teile ette kiri Kolossastele 3. peatükk. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsike seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Ehk kes teist on Kristusega üles äratatud? Oled uues ihus, oled uus sina, väga hea. See on siis teile. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Meie elu eesmärk ei ole see, et meil siin maa peal oleks kõik ilus tore lilleline. Kuigi koos Jumalaga ta on kindlasti kergem, sest meil on ikkagi trööstida tema läbi olemas, aga meie pikem perspektiiv on sellest, mis meid ootab ees, mis meid kõiki ootab ees. Igavik, kas usud Jumalasse või mitte, igavik on meie ukse lävel. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie, ma arvan, siin on mingi taipo, kui Kristus teie elus saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks Kristuses. Kirkuses, vot kirkuses täpselt. Mina ja mu prillid, mul on vist uusi prilli vaja. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal, ta nimetab need hoorus, rüvedus, kirg, kurihimu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Ehk siis need on nii-öelda osa meie vanast minast. Need tuleb surmata, need tuleb hukata, need tuleb maha jätta. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Nõnda käisite muistega teie, kui te elasite selliselt. Nii, ehk siis vana mina, vana minevik, kõik on selja taga, sinna tagasi ei lähe. Mulla siis sügama oma mingisugust surnud kirstu välja sealt. Üks pastor kunagi tõi selle näite, et palju kristlased käivad kirst õla peal ringi, sellepärast, et kui nüüd keegi teeb seal midagi, näe, see seal ütles midagi, et siis vaata, sina ei tohi midagi öelda, uus sina, aga siis sa võtad kirstust, võtad selle vana sina välja, ta niimoodi tuleb zombi sealt välja, siis tema hakkab ütlema kõiki neid asju, mis sa muidu ei tohi. Ja siis, kui see aeg saab mööda, siis paned selle vana sina kirstu tagasi ja lähed edasi. No. Aga meie ei tohiks kanda seda kirstu endaga kaasas. Nii, sest nendest käisite muistega teie, kui te elasite selliselt, meie nii ei ela. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik, viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust, ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Oled võtnud seljast ära, oled selle kirstu minema visanud, oled maha matnud, selja taha jätnud. Nii. Jah, ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega. Ja olete rõivastunud uude inimesse. Me oleme uued kõik, kes pidevalt uueneb, ehk siis me saame veel uuemaks, tunnetama oma looja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ega ümber lõigatud, ega ümber lõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Meis on Kristus ja meis peaks olema nähtaval see Kristus, kes meis on. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Millega? Pane lips ette, pane triiksärk selga, traksid varukatele, ei olnud, ei. Rõivastage nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, millega? Südamliku kaastundega. Kas sul on südamlik kaastunne? Kas sa oled lahke? Kas sa oled alandlik?
kas sa oled tasane ja kas sa oled pika meelega kannatlik? Armastus on pika meelega, tead Tuulike? 11 taludes, ära kannatades, ära kuulates seda, mida see Fredi siin jälle loeb. 11 taludes ja 11 andestades. See võiks olla nagu üks meie tippasjadest. Kristlased peaksid andestama, sest meile on andestatud juba, on nii? Nii nagu meil on tehtud, nii peaksime ka meie tegema. Andestus peaks olema väga lihtne või ütleme siis, me peaksime olema kiired andestama. See ei ole alati lihtne, aga me peaksime olema kiired andestama. 11 andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiuslik side. Mis meid seob? Armastus. See armastus, nagu ka Kristus, nagu ka see lahkus ja heldus ja headus peaks meis olema nähtaval. Näita seda armastust, mis Jumal on sinu sisse pannud, sest see on täiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Me peaksime olema rahus kristlased. Me peaksime olema ka rahul kristlased, aga siin on toodud täpselt välja, et me peaksime olema rahus. Ja teie südames valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Tänulikud. Too tänu Jumalale iga päev ja täna ka teisi inimesi, kui sulle tehakse midagi head ja kui jäetakse ka midagi halba tegemata, siis see on ka midagi, mille eest olla väga tänulik. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege 11 psalmide, hümnide ja vaimuliku lauludega, nagu me just tegime, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Halleluja. Ja kõik, mida te iial teete, sõnaga või teoga, mitte ainult ei räägi suuri sõnu, vaid ka teeme suuri tegusid. Seda ja tigusid, jah. Seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Siis toome jällegi tänu ja kiitus Jumalale. Mina olen väga tänulik sellest, et ma sain olla osa, nüüd sa võid juba siia kõrvale ilmuda vaikselt. Meil oli selline suur au ja eesõigus käia koos osadega teistega siin koguduses, kes on väga tegusad. Käisime Šotimaal ja oli nagu millest tänulik olla vist, ma arvan. Seal oli väga hea toit, väga sõbralikud inimesed. Seal oli väga palju kirikuid. Kusjuures, kui meil on siin niimoodi, et meil on nagu mingisugusesse tavalisse hoonesse peidetud kirik, siis neil oli nagu kirikuhoonesse peidetud nagu uus kirik. Et neil oli nagu vana kirikuhoone, aga taha oli ehitatud selline uued kambrid ka veel. Aga see oli nii tore, kuidas nagu tänapäevane ja siis klassikaline kirik nagu on toimivad ühes nagu tervikus. Et äkki meie ka kunagi saame oma kirikuhoone, ostame Kigarli kiriku kunagi ära, siis no, täpselt. Viime püha vaimu tagasi Nigulistesse, väga õige. Aga mis sulle tuli ikka kõige rohkem seal meeldis? Ja võis meelde jäi või silma jäi? Just see siirus ja kuidagi suur kirik, mis, mõtlen kirik või kogudus, sellest suured meie kogudusest suurem, et kui siiralt nad tahtsid meisse nagu investeerida ja nad olid olemas ja kõik see aeg, mida nad meile pühendasid, kõik need tegevused, kõik need toidud, et kõik see suur see nagu armastus ja keegi vist ütles ka, et millest sa saad nagu teisi õnnistada, ongi see ülevoolavus ja seda ma nagu nägin ja kogesin väga nende puhul ka, et see on ülevoolav, mis Jumal on nende igaühe nagu sisse pannud ja eriti need, kellega me kokku puutusime, ehk siis töötegijad rohkem,
aga noh, kindlasti ka teised, kellega me ei tutvunud nii palju seekord. Ja see oligi nagu Tuulik ütles, et me läksime sinna ja meid teeniti ja see oli nagu nii võimas. Nii alandlikuks tegev. Jah, täpselt. Et me nagu läksime sinna, me tahtsime nagu, et me tuleme nüüd suurest Eestist tuleme siia väiksesse Šotimaale ja me nüüd teeme ära, vaata. Aga tegelikult oli niimoodi, et me läksime sinna ja me saime sealt nagu ise hulgaliselt, aga me saime ka ise teenida seal ja mida, kui me seal puutusime kokku nii noorteteenistuste juhtidega, ülistusjuhtidega kui ka pastoritega, siis nagu igas valdkonnas, ma usun, et me kõik saime teadmisi, mõtteid ja ideid juurde ja see niivõrd nagu kasvatas meid ja samas kui neilt nagu saime tagasisidet siis nagu nendest aruteludest ja vestlustest, mis meil oli, siis nagu igaüks neist nagu nii pastorid, noortejuhid kui ka ülistusjuhid nagu said nagu vastatakse samamoodi, et meie tagasisidest ja meie arutelusest tekkisid võib-olla küsimused ja mõtted, millele nemad polnud varem mõelnud ja niimoodi. Jah, ma tahtsingi öelda, et see oli nagu nii hämmastav, et nagu meil on ka midagi anda ja see oli nagu nii äge, et see käis nagu selline sümbioos on, kes targemad inimesed on sümbioos. Ja näiteks üks asjadest, mis ülistusest me saime tagasisidet, kui me seal ülistustiimiga koostööd tegime, oligi see, et nad olid nagu üllatunud, et me siin saime natukene šoki, kui me siin kommunikeerisime ja siis nagu tekkis selline tunne, et nad umbes ootavad, et siin tulevad mingi Jimi Hendrix tuleb gitarri mängima ja mingi Alicia Keys hakkab seal laule laulma ja mingi sellised, ma ei tea, soovunelmalt tundusid, et nende teksti järgi, et meil on siin umbes kõik professionaalne värk, siis me igaks juhus kirjutasime neile, et teate, et me oleme ikkagi amatöörid, et me nagu päris nagu Jimi Hendrixi moodi nagu mängida ei oska ja niimoodi, et me anname oma parima, harjutame lugusid aga lõppude lõpuks peale ülistus, kui meil oli selline tagasiside ring ülistustiimiga, siis nende poolt kõlas ka hästi palju seda, et nad olid positiivselt üllatunud, kui hästi me sulandusime nende tiimi sisse, kui hästi see kõik nagu sujus. Et tõesti oli näha seda võidmist ja Jumala armu ka kõige selle koostöö suhtes, kuigi meil oli nii lühikene aeg seal. Ja muidugi linna oli tore näha. Keegi pani pildid ka juba äkki või? Juba 2 korda käisid täna. 1, 2, 3 pilti. Sai kilti kanda. Šotlased ei kannud kilti, ainult üks eestlane kandis kilti ja teine eestlane ka, kellel oli kilt kaasas. Ta ei räägi ju nii šoti keelt siia, siis ma pean rääkima mingi, ma ei tea, prantsuse eesti aktsenti siin hoopis. See kõlab rootsi kunn nagu täpselt, jah. Eesti keeles me ei oska šoti aktsenti teha. All right, would you like to translate me, please? Will this be alright? Ai, kas nii on okei? Ma nüüd teen rootsi aktsent. Aga ei, sellest oli nagu vägev, ma toon siis natukene võib-olla siis muu pilgu peal ka seal. Seal oli, meile korraldati selline prohvetlik õhtu ja kõik sellised ütleme niimoodi, kui kasutatakse selliseid suuri sõnu juba nagu prohveteeringud ja prohvetlikkus, siis nagu see võib mõnel nagu tõmmata nagu lauba märjaks, et okei, et ei tea nüüd, mis siit tuleb, aga tegelikult see oli lihtsalt selline aeg üheskoos, kus me tõesti alustasime ülistusega, läksime nagu sinna sisenesime Jumala ligiolusse ja see tõesti, see oli koht, kus me kõik, kes me seal olime, me tõesti saime Jumala poolt kinnitust ja see oli tõesti hästi julgustav, et mis me sealt nagu saime, et Piivel ka ütleb, et prohvet siin, prohvet seal on ju, üks võib sulle rääkida üht asja, teine teist asja, et nagu ära igat asja päris nagu kuula, aga kui see on kinnitav, kui see on kinnitatud Jumala sõna poolt ja sõna poolt, mis Jumal on sulle andnud ja sa saad kinnitust, kui üks kinnitab, teine kinnitab, siis see on Jumalast.
ja tõesti ma nagu väga palju saime sellist julgustust ja kinnitust. Ma vähemalt räägin enda ja Tuulika poolt, et me saime väga palju kinnitust selles, mis Jumalal on plaanis, mis Jumalal on varuks nagu. Et nii-öelda julgemalt minna edasi. Et see oli tõesti üks õhtu, see oli juba alguses vist teine õhtu, mis me olime seal. Tegelikult oli see vist, kui me saabusime seal põhimõtteliselt uue päeva alguses, siis põhimõtteliselt sama päeva õhtul hilja oli see profeteerimise õhtu. Ja see oli tõesti väga julgustav ja üles ehitav. Ja nii äge oli näha seal, kuidas inimesed seal koguduses, see oli 2 naisterahvast, kes tulid meid teenima seal, kuidas nad olid ka nagu astunud sellesse kutsumisse ja tulid meid teenima seal niimoodi, et see oli tõesti imeline näha ja me hiljem ka puutusime kokku nendega. Et tõesti väga armuline kogemus oli seal. Tuulika tahab midagi lisada. Meil on see mingi 8 inimest veel, kes tahavad midagi öelda ja rääkida. Vist ei ole. Jah, võib-olla Bibiana... Panin terve lehekülge punkte siia, mida sellest rääkida, aga ega ma ei ole väga rääkija, nii et ma tegelikult... Ma mõtlesin, kas oli midagi tähtsat olulist ka? Ma vaata igaks juhuks üle. Bibiana võib-olla natukene räägib, me saime päris palju ideid ja punkte võib-olla noortega jaoks, kõik ei pea ette lugema, võib-olla mõne üksiku või tuua, ma vaatan, kas sinna midagi... Tegelikult sa enamus rääkisid juba ära. Jah. Ja. Tuulika kohta nii mõnigi ütles, et ta on nagu vaprake. Ja see oli väga äge ka tegelikult, et sellega seoses öelda, et näeb, et mus on vaja nagu seda julgust esile tuua ja ta nagu üks mees siis sellelt ülistusõhtult ütles ka kuidagi, et sul on see julgus olemas, tee seda ja ma tundsin, et seda oli väga vaja. Et mul on vaja seda julgust. Et sul on see julgus on sinu sees olemas, aga sa pead selle laskma välja tulla, sa pead ise astuma sinna julgusesse sisse. Tuulika astus, täna ta tegi julgustüki, ta astus siia kantsisse ja rääkis mikrofoni, tegi ees. Nii et võtke seda juba julguse märgina vastu. Aga kes tahab järgmisena tulla? Bibiana tuleb nüüd ja räägib teile tooredast reisist, mis meil oli Šotimaal. Hurra, toore. Okay. Mina laulma ei hakka. Aitäh. Jah, mul oli isiklikult südamel just profeteeringute õhtu. Et profeteeringute and on selline, et võib-olla ei kohta igal pool kogu aeg, aga kui sa ise nagu saad seda, siis see on nii eriline. Ja mulle oli täpselt sama Fredile ja Tuulikale, et nad nagu nii panustasid meisse, et see oli nagu lausa šokeerivad vaud. Et nagu, ja neil ei olnud nagu kahju meie jaoks teha asju, et see oligi nagu kõige erilisem. Ja see profet või profetess Eesti või naise kohta, Donna, siis ta alustas sellega, et tal oli nagu eestile sõna ja ta nagu võrdles siis, et ta ka nagu tõi esile seda, et Eestis tuleb ärkamine ja ta võrdles seda siis nagu lillega, mis puhkeb õitsema, et hakkas, et Eesti hakkab nagu õitsema ja tulebki siuke nagu pöördepunkt ja siis ta nagu andis meile selle Solomoni laul 2, et seal räägib ka nagu õiest ja mingi tantsimisest ja värk, et ta sõi nagu selle tõi nagu võrdpildina siis, et mis nagu Eestis võiks toimuma hakata. Ja kuidas see nagu profeteeringute õhtu välja nägi, oligi, et ta nagu kõigepealt andis sõna Eesti kohta, siis ta profeteeris kõikidele noortele eraldi, siis paaridele ja siis oli võib-olla midagi veel. Aga jah, mulle ja Kasparile, ma ütlen Kaspari eest ka edasi, mis tema siis nagu mõtles, et nagu eriliselt läks hinge, mida meile nagu öeldi. Ja mulle tundus, et mida ta nagu teistele ka ütles, läks nagu nii täppi, et see oli nagu okei, see saigi ainult Jumalalt olla. Et ma võib-olla loengi ette siis Kaspari tagasiside.
et talle meeldis, ma loen tema sõnadega, mulle meeldis matk koos Gate Churchi inimestega, läbi mille saime oma sõprussuhet nendega tugevdada. Mõtteid vahetades saime rääkida noortetöö edendamisest ja evangeliseerimisest, mis oli väga julgustav. Minu lemmikosa oli prohvetlik õhtu, kus saime julgustust sellest, et Eestis hakkab toimuma pöördepunkt ja saime ka profeteeringuid individuaalsete asjade kohta, mina näiteks muretsemine. Jah, et see salm, mida näiteks Kasparile anti, oli Filipplaste 4:6, mida me vist kõik teame, aga vahel see kipub meelest ära minema, et see on nii hea salm. Ärge muretsege millegi pärast, vaid kandke oma vajadused Jumala ette palumises ja anumises koos tänuga. Ja jah, võib-olla mida profeteerite seal Kasparile, et just nagu need mured või siuke depressioon või nagu, et see kõik nagu Jumalale anda ja öeldi, et tal on nagu mind of Christ ehk siis Kristuse meel või Kristuse aju. Ja siis mulle andis sellise sõna, et ma olen nagu see kuninganna Ester, et ma olen sellises nagu ettevalmistuse perioodis ja see oli nagu väga julgustav mulle, sest et ongi sihukestes minu tööasjades, mis on väga tihedalt seotud Jumalaga, ongi sihuke võib-olla ettevalmistuse või ootamise periood. Ja selle profeteeringute osas tahakski nagu öelda, et see on nii nagu suur õnnistus sellele inimesele, kes saab selle profeteeringu, sest vahel me tahame kuulda Jumalalt asju, aga võib-olla me nagu ei erista nii selgelt, et mis on siis minu mõte ja mis on nagu Jumala mõte. Aga siis sa saadki sellelt prohvetilt nagu kinnitust sellele, mida sa tegelikult juba oma südames nagu tead, aga siis sa saadki nagu julgustus, et jah, et see on nagu sõna siis Jumalalt mulle. Ja tahakski võib-olla selle, pastor Janek palus, et me mingit Jumala sõna ka nagu jagaks, et mis seostub selle Šoti reisiga. Ja siis ma mõtlesingi, et ma loen, kus räägib sellest profeteerimise annist. Üks moment. Efeslastele 4, 11 kuni 15. Tema on pannud mõned apostleiks, mõned prohveteiks, mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et Jumala rahvast valmistada teenimistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse ning saavutame küpsuse omandades täie mõõdu Kristuse täiusest. Siis ei ole enam me vast sündinud, keda lained edasi-tagasi uhuvad, siia-sinna heidetud iga õpetuse tuules, inimeste eksitavate plaanide kavaluses ja osavuses. Vaid me räägime siis tõtt armastuses ja kasvame kõiges kokku temaga, kes on pea Kristus. Ehk siis püha vaim annab selle anni või oskuse, aga ma usun ka, et kui sul on nagu südames soov teisi õnnistada ja sa palud seda andi püha vaimult, sest ma usun, et ta seda ka annab. Ja siis Fredi palus, et ma natuke siis sellest noortetööst jagaksin, et neil on üliägedasti tehtud seal niimoodi, et neil on nagu jagatud siis noortetöö gruppideks, et neil on siis teenagerid, eraldi on veel pisemad lapsed, aga siis teenagerid, kes oli vist kuni 18 ja siis on young adults eraldi ja vist oli niimoodi, et young adults on kolmapäeviti ja teenagerid on reedeti ja siis meil oli siuke hästi vahva Q&A, ma ei tea, miks sa naersed Ferdi, aga okei, siis ma tean, see ei ole minu üle. Ühesõnaga meil oli Q&A siis Benniga, kes on nende see noortejuht, kes käis siin ka meie juures, on varasemalt käinud vist palju kordi. Ja siis ta jagaski meile, kuidas nad teevad enda asju ja nagu millele mõelda. Ja siis üks väga eriline asi, mis ta nagu ütles meile, nagu andis siuke praktiline nõu, et hankige Jumalalt endale nagu visioon selle noortetöö osas, et kui meil kõigil on ühtne visioon, siis me teame nagu mis suunas minna. Ehk siis ta ütleski, et hankige endale visioon, et kes me oleme, mis me teeme, miks me seda teeme. Et ma arvan, see oli väga nagu kasulik. Ja siis me küsisimegi ideid, et kuidas seda noortetööd arendada ja niimoodi. Ja siis üks asi, mis mulle väga meeldis, mis ta ütles, on ju,
oli siis see, et saatan annab sulle häid ideid, et sa jääksid ilma Jumala väga head ideedest. Inglise keeles siis, et Satan will give you good ideas, so you will miss out on great ideas by God. Ehk siis me peame nagu läbi katsuma need ideed või mõtted, mis meil on igasuguse Jumala töö osas. Et vahel on okei, see on nagu tore mõte, aga kas see on see, mida Jumal tegelikult tahab, et sa teeb, või see on lihtsalt sihuke kõrvaline detail saatanalt, et sind nagu viia siis kõrvalisele teele. Nii et see oli väga julgustav ja vaatan, kas mul oli midagi veel. Ja siis Will näiteks andis meile sellise sõna, üldse vist koguduse tööle, sellise salmi nagu Matteuse 5:6. Õnnistatud on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nad saavad külluslikult. Ehk siis ma usun, et kui meil kõigil koos on see nälg Jumala õigsuse järele, siis ma arvan, et kõik see koguduse töö ja noorte töö kõik kasvab, et panna nagu Jumal esikohale ja siis kõik läheb nii, nagu peabki minema. Ja tõesti, nad olid, šotlased on kuidagi nii siirad inimesed, et ma tegin sükse pisikese nalja, ma ei tea, kas see on viisakas, aga et nad on nagu ameeriklased, aga neid päriselt huvitab, mis sa ütled. Ei, ma väga armastan ameeriklasi nagu väga, aga vahel see small talk on lihtsalt nagu appi, ma ei suuda, vaata. Et šotlastega nagu nad on väga siirad, nad tõesti nagu huvitusid kõigest sellest, mis meil oli öelda. Ja Johnny saatis meid lennujaama ära ja tal oli nagu pisar silmas, et nii armsad ja tõesti nagu nii suur siuke armastus on meie kahe koguduse vahel ja mulle ka väga meeldis nende see kirikuhoone, et nad on väga palju rahaliselt panustanud sinna, et see kirik oleks soojendatud ilusti ja igasuguseid riigilt on toetusi saanud ja nagu tõesti nagu äge hoone. Ja võib-olla üks lemmikosasid oli veel ülistus, et koos siis meie tiim ja nende tiim, et pastorite Gordon ja Fiona tütar õppis Californias Bethel Music College'is ja tal on sihuke võib-olla isegi sihuke ülistaja haridus, ma ei tea, kuidas muusikaline haridus siis on ju. Ja lihtsalt see oli nagu nii vägev, kõik seal esiridades hüppasid ja tantsisid, et ma arvan, meil on ka mida õppida, et kuidas ülistada Jumalat kogu südamest, et me võiks ka nagu nii-öelda tantsida Jumala, et sa ei vaata, et mis mu kõrval inimene teeb, vaid sa lihtsalt lased ennast nagu vabaks ja ülistad Jumalat kogu südamest, et seda oleks rõõm näha. Aitäh! Nii, mul vist väga pikalt ei lähe, aga minu reis Eevaga hakkas paar päeva varem ja siis me läksime Johnny ja Eiliini juurde. Ja nagu mis oli ka minu jaoks nagu nii harjumatud, kui nagu hoolivad ja nagu nii teenivad nad olid, et nad ikka alati nagu püüdsid vastu tulla ja küsisid, kas kõik on hästi. Ja iga hommik algas sellega, et läksime kööki, neil on hästi ilus, neil läksid just uude majja ja nad rääkisid, kui imeline lugu, kuidas nad selle maja üldse said. See oli ka väga huvitav lugu, et Johnny ja Eileen läksid selle majja ja siis ja läksid sinna majja ja no seda Isvel kui äge maja, aga neil ei olnud üldse raha selle jaoks. Ja siis nad läksid tagasi, see oli ka, et Eileen nagu ütles, et jaa, et sa saaksid Fergusega, Fergus on siis Johnny ja Eileeni poeg on ju. Sa saaksid seal matkamas käia ja kõike seda on ju ja siis nad mõtlesid, et neil ei ole nagu üldse nagu aega ja neil pole üldse raha, et siis nad palvetasid ja vaatasid finantsi üle ja kuidagi nagu see mingi 40,000 naela vist oli äkki, oli neil puudu ja siis nad palvetasid ja siis korraga leidis, minu meelest Johnny leidis, et tal oli varasemast nagu
kogutud täpselt nii palju raha ja tal õnnestus see maja saada. Seal nagu maja oli ka nagu Jumala poolt õnnistatud ja meil oli võimalik, siis olime üks esimesi, kes oli isegi võimalik temale nagu külla minna. Igatahes maja oli väga ilus ja iga hommik hakkas sellega, et Johnny hakkas meile lugema ette igasuguseid ideid, mida me saaks hakata tegema ja me jõudsime Eevaga looduses käia ja siis läks selle õnnestus ka päriselt seal keilidel käia, mis pulmades on. Mina mängisin, ma tegin natuke fotosid ja Eeva siis mängis viiulit. Aga jah, see oli nagu väga, nad olid nii vastulelikud ja hoolivad ja see nagu mõnikord nagu tundub nii imelik, et mõni inimene tahab nagu nii väga selle vastu tulla, sest et me võib-olla oleme harjunud, et ja ma pean ise hakkama saama, aga nagu minu meelest seal Šotimaal ma tundsingi sellist, et kuidas nagu jüngerlik või kuidas selline jumalik armastus peakski kristlaste vahel olema. Et see oli minu jaoks kuidagi nii eriline ja armas ja siis meil oligi hästi tore. Šotlased, nagu varalt rääkisid, šotlased olid väga hooliv vastu tulevad ja siis mulle ka täiega meeldis seal prohveteeringute õhtul. Ma sain siukse sõnumi, et ma olen ilutulestik või midagi siukest. Et ma olen väga värvikas inimene ja midagi siukest, et see oli väga huvitav. Keegi pole minu kohta varem öeldud, et ma olen ilutulestik. Ja muidugi mul oli ka võimalik seal rääkisin sellest, kuidas ma ülikooli sain ja see oli nii tore. Ja muidugi, mis jäi mulle nii hästi meelde, oli see, et sa pead ajas püsima. Ja hiljem tuli välja, et ma ei pidanud nii rangelt ajas püsima, aga ma õppisin ikka seda ja ma mäletan, ma harjutasin Bibiga hästi pikalt rääkimist ja meil oli hästi tore. Igatahes Šotimaa jääb alati mulle südamesse ja ma jään igatsema neid hetki ja tõepoolest see oli ka nii tähendusrikas, kuidas kui me Johnnyga läksime välja, ta palates meie eest ja tuli pisar silma. Ja pärast tegelikult mul tuli ka öösel pisar silma, sest kõige peale mõtledes, sest see oli nii armas ja imeline. Ja ikkagi õppisime päris palju. Aitäh! Nii, mina olen siin ees jällagist. Ütlen ausalt, ma ei ole ennast valmistunud ette, sest ma tegelikult ei pidanud pühapäeval täna kirikusse tulema. Seega ma teen seda asja väga spontaanselt ja mis mul südames on, seda ma siis räägin. Ütleme nii, et minu jaoks oli see reis hästi teistsugune, sest ma pole varem käinud Šotimaal, ma pole käinud UK-s ehk siis Ühendkuningriikides kunagi ja väljaspool siis nagu Euroopa Liitu ma olen ainult Venemaale korra reisinud ja see passivärk kõik seal, mis need olid, et teistsugune täiesti. Aga ütleme nii, et kuna ma olen väga loodust armastav inimene, siis ma võib-olla räägiks sellest, kuidas see loodus seal oli natukene, sest et see loodus on väga sarnane Eestile, seal on lihtsalt rohkem mägesid. Ja me käisime ju laupäeval, ehk siis eelmine laupäev käisime nendega ühel mäel, ma ei mäleta isegi, kui kõrge see mägi oli. Maapinnast 390 ja merepinnast mingi 450 pluss või 480. Okei, maapinnast ikka nagu 390 meetrit, eks peaaegu 400 meetrit ja me kõndisime seda maad kuskil 2,5 tundi, et jõuda sinna tippu, siis hakkas vihma sadama, aga Jumal hoidis meie nagu ilma terve reisi jooksul tegelikult väga heana, selles mõttes, et nagu kui ma mõtlen UK peale üleüldse, siis seal nagu pilt on sellest, et seal kogu aeg sajab. Aga meie saime päikest, meil oli lihtsalt soe, meil oli mõnus, et tänu Jumalale ilma eest. Me saime ringi käia Dundees, me saime ringi käia seal rajal. Ja mis mulle veel meeldis, oli see, et kui meil oli see esimene kokkusaamine inimestega siis eelmine neljapäev, siis noored läksid eraldi ruumi.
või noh, meil oli eraldi programm nii-öelda, et vanad inimesed nii-öelda, siis me lükkasime kõrvale, minge minema. Okei, päris nii ei olnud, aga neil oli oma programm. Ja siis seal oli Ben ja Lauren ja siis Afro, see Joel oli ka seal. Kui keegi mäletab teda veel. Ja siis tema kirjutas üles asju ja nagu Pipi juba rääkis, tegelikult seal oli nagu hästi palju asju tuli esile, et mida me võiks noortekas muuta. Aga minu jaoks oli see väga tähendusrikas, kuna ütleme nii, elu on väga kiire olnud mul endal, tegemist on nii palju olnud ja siis ma lähen Šotimaale ja ma rääkisin seda hiljem Willile ka, aga ma olen seal ja siis Ben ja Lauren väga tihti küsisid, kas kellelgi eestlastel on midagi lisada, kas keegi tahab midagi öelda. Et Jumal rääkis muga nagu, ta oli nagu, ma sain igasuguseid mõtteid, kirjakohti ja siis ma mõtlesin, kuidas see nagu niimoodi tuli ja ma rääkisin seda hiljem Willile ka ja ta ütles, et kuna te olete valmis nagu alandlikult tulema meile siia, meid teenima ja õppima meilt, siis Jumal saab kasutada seda. Sest ma tegelikult ei oodanud, et Jumal hakkab muga niimoodi rääkima ja ma jagasin neid mõtteid, mis mul oli, neid ideid, neid kirjakohti, need lihtsalt tulid niimoodi nipsust ja need tulid järjest niimoodi. Ja siis ma mõtlesin küll, Jumal, okei, ma siis tõenäoliselt nagu pean siin olema, et jagada seda. Mis veel oli tore? Me saime inimestega ja nagu rääkida, ühineda rohkem oma nagu, võib-olla eestlased on introvertsemad, aga seal reisil me olime palju ekstravertsemad, sest me oleme mujal. Me saime natukene võib-olla rohkem välja ennast elada. Seal on noori ka. Noortega ma isegi ei tea, kui palju me rääkisime, sest John ja Aliini poeg on 14. Muud noored, kes seal olid pigem alla 18. Aga kuna meie kõige noorem liige Eva oli 19, siis võib-olla natukene mingi vanusevahe oli seal. Ja inimesed üleüldiselt on väga nagu toredad. Mis on võib-olla veel huvitav on see, et nemad kannavad jalanõusi kogu aeg, ka majades. Ja see natukene ehmatas alguses küll ära, et mis mõttes ma pean jalanõud jalga jätma. Kuigi eestlased me võtsime ära ja siis osad šotlased võtsid meie järgi ka ära. Nii mõnes mõttes natukene kultuurishokk oli. Kohalikest toitudest nii palju, me saime seal hägist. See on nagu, meile meenutas see verivorsti. Ilma vereta verivorsti. Eks põhimõtteliselt see toit, mida sa sööd jõuludel. Ja sinna juurde oli siis tolle kiriku kokk, mis iganes ta nimi, Glenn, ja tema tegi meile sinna peale mingi kõrvitsapüree ja siis kartulit. See oli väga hea toit. Magustoidud on seal jube magusad. Minu jaoks oli väga magus. Seal on igasugused õunapirukad, siis see vaniljakaste, mida sa saad sinna peale panna, igasugused muud, mingisugune müslitaoline, nagu mingi pruunikas toit oli veel. Puding ja igatahes seal on hästi magusad toidud, aga nende vist traditsioonilised toidud, et nagu toitu, kes sa ütlesin enne, süüa me saime hästi. Kui me käisime Aliini ja Johni juures nendel külas, siis nad tegid meile burgeri mingi taolist toitu, ise grillisid seda, siis saime panna burgeri vahele viinereid. Esimest korda sain seda niimoodi. Siis loomulikult alkoholist me ka üle ega ümber ei saanud, pakuti ikka viskit ja asju ja nendel on natuke teismoodi see värk, kuidas nad seal söövad oma asju, et nad joovad alkoholi väga tihti kõrvale. Purju me ennast keegi ei joonud, et ärge muretsega, me teame oma piire. Igaks juhuks ütlen, et see on osa nende kultuurist. Ja siis, kui me käisime Gordoni ja Fiona juures, siis seal nad tegid meile lasanjat ja siis oli magustoiduks oli ka mingi hästi magus asi. Ma enam ei mäleta, mis seal oli. Mis asi, tohvi puding või? Iiris, igastahes nad söövad iirist hästi palju. Ja igastahes toitu saab seal piisavalt ja võib-olla ma rääks toidupoodides ka. Seal on väikesed nii-öelda nagu minirimid, Tesco Express ja seal saab nagu igasugust kaupa. Ja ma ei tea, mis need hinnad olid suht samad, mis Eestis. Mõned asjad olid odavamad, mõned asjad olid kallimad. Igastahes seal tuli natuke hakata arvutama, kuna seal on poundid, siis 1 pound on 1 nael, siis on euro mingi 10 senti või midagi sellist. 1 nael on haamriga pähe.
nii et mõnes mõttes oli nagu kultuurielamus seal ka. Ja mulle väga meeldis see, kui me käisime Tankeldis, ehk siis kui me käisime seal selles mäestikul ära, käisime seal tipus ära, siis me kõndisime ühte lähedal olevasse külla, laupäevane päev, seal oli tohutult palju inimesi. See oli mingi, ma ei tea, millise külaga ma võiks seda võrrelda Eestis. Ikka väike küla oli, aga see oli tohutult palju inimesi. Ja siis me käisime otsimas endale lõunasööki. Mina võtsin sausage rolli, mis on siis nagu... Seal ei olnud sees viinereid, seal oli mingi hakkliha ja sibul ja siis see oli pandud sellisesse paneeringu moodi asja. Igastest toitu sai seal nagu igasugust süüa. Ja siis seal on selline tore kook, mille peal olid vahukommid. Ja see oli ka hästi magus. Nii et magusa laksu ma sain ikka korralikult. Nii et jaa, see reis oli tore ja põnev. Ja mulle väga meeldis see, et mitte me ainult ei suhelnud ju šotlastega, vaid see tiim, kes meil oli Eestis kaasas, me saime omavahel ka nagu rohkem bondida, lähedasemaks saada. Et need lennujaama vahepeatused, mis meil oli Frankfurdis, et need aitasid meil ka natukene rohkem nagu omavahel rääkida, omavahel tutvuda, võib-olla veel rohkem mängida omavahel erinevaid mänge lennukis. Ja, et need olid ka toredad. Vot. Nii, tere. Aeg on läinud. Ma mõtlesin siis, et mitmed meist, kes siin juba rääkisid, tõid välja sihukest asja, et nad kogesid sellist armastust, soojust, kuidas kõik olid nii tähelepanelikud, küsisid sinu arvamust, küsisid, kuidas sul läheb, kas sul on kõik hästi, pakkusid süüa. Panite tähele? Aga mis te arvate, kuidas selline asi tuleb? Et kuidas see juhtub? Kas see juhtub kogemata? Ilmselt mitte. Et jah, muidugi vahel võib ka nii-öelda tulla hetke emotsiooni ajal ja või sihuke mõte loomulikult võib tulla ka jumalalt või kuidas iganes, et teeks talle head, on ju. Aga ma usun, et tihti see on hästi teadlik otsus ja valik ja siia juurde siis võib-olla räägikski natuke sellest kogudusest, kus me käisime. Koguduse nimi on siis Gate International Church ja palju seal neid liikmed võis olla kuskil? 200-300. Liikmed on võib-olla isegi 400 juures. Pühapäeval päris jah, nii palju polnud, aga see selleks. Et nad nüüd tähistavad siis järgmisel aastal oma 50. tegutsemise aastat. Ja selle tähistamiseks nad juba tegelikult sel aastal tähistavad. Ja nad on siis selle tähistamiseks võtnud fookusesse 5 sellist põhisuunda. Ma loen need ette, see on niisugune nüüd otsetõlge. Siis esimene on siis ülistus ja prohvetlik palve. Teiseks Kristus siis nende tutvusringkondades. Kolmandaks on koguduse ruumid. Neljandaks on inimeste õpetamine ja arendamine. Ja 5 on teiste koguduste õnnistamine. Ja kuidas meie sellest osa saime? Ja, et miks ma seda räägin, ongi see, et seda me tõesti kogenesime igal sammul ja me saime nii õnnistatud, et kõigepealt näiteks Gate kogudus maksis meie majutuse eest, meil 2 erinevat majutust. Esimene oli ikka väga fancy luks, kes tahab, võin pärast veel pilte näidata, siuke Airbnb tüüpi 3-korruseline maja. Iga tuba oli ise nagu kunstiteos juba, mina sain metsatoas magada, ehk siis üks kogu sein oli meil näiteks, oli minul ainult nagu puud. Siuke tapeet siis. Siis meil toimusid siis nagu öeldud, ka siin vahel näiteks
kohtumised siis koguduste juhtidega, noortejuhtidega, pastoritega oli, ülistusjuhtidega oli eraldi siuksed kohtumised, kus nad siis meid arendasid ja õpetasid mingil teemal. Siis mitu peret kutsusid meid lahkelt oma koju. Kujutate ette, meid oli ikka päris palju. Näiteks Johnny juurde, Johnny ütles, et nad ootavad täna 40 inimest oma koju. Ja meil oli esimene mõte nagu laupäeval, siis käisime seal, et kus kohta need inimesed kõik ära mahuvad. Muidugi siis, kui me läksime sinna, nägime nende kodu, sain aru, et siia mahub ära küll. See on ikka tõeline jumala õnnistus. Ma tahaks täitsa kuulda seda lugu, kuidas nad selle maja said. Et naisena ütleksin siin, et seda ikka annab korras hoida. Ruumi seal on. Siis meile korraldati mägimatk, nagu siin enne öeldi. Mina muide elus esimest korda siis sain ka mägimatkal käia. Et see põlv hakkas valutama ka, kui tulin alla. Laskumine on väga raske. Üldse ei oleks osanud arvata. Et täitsa kõnnikepid kuluvad ära, et siin võib-olla siis üks õppetund on ja nad küsis ka, et mis te õppisite reisil. Ja selles mõttes ma ütlengi, et ja siis pastorite pere ka pühapäeval võõrustas meid, kutsus endale koju ja tegi meile süüa, et selles mõttes kõik need asjad ma tõesti palun Jumalat, et ta õnnistaks nende kogudust selle eest, kuidas nad meisse investeerisid, ja tõesti, see on võib-olla üks koht ka, kus ma mõtlesin, et meie kogudusel nagu eeskuju võtta, et õnnistada vahepeal ka teisi kogudusi ja teisi kristlasi, et see on nagu külvamine ju, ja nüüd tuleb kirjakoht. Esimene on see, kes rohkesti külvab, see lõikab rohkesti. Ja esimene pool oli muidugi sellel ka, kes kasinasti külvab, see lõikab kasinasti. Ja teine mõte, mis ma veel ütleks, on Janeki jutlusest. Et pühapäeval, Janek tegelikult korra on meil rääkinud sellest siin koguduses, ma ei tea, kes mäletab, et sellest, et õnn on otse kui nagu autasu või auhind ja et kristlasel on mõnes mõttes kohustus olla õnnelik. Aga kuidas õnnelikuks saada? On see, et tuleb külvata nuttes ja nagu nutuga külvates või ka kahetsedes, et see esimene pool meile meeldi üldse inimlikult, et see on hästi raske ja tundub nagu, et tahaks kuidagi teisiti, et ei peaks ikka selle nutuga külvama. Aga minu arvates teistpidi see annab ka lootust. Ja mõnes mõttes nagu ütleb, et see ei ole üldse nii imelik, kui sa külvad praegu, näiteks kui sul on mingis oma eluvaldkonnas külvamise aeg ja sa samal ajal leinad või nutad. Võib-olla see ei olegi üldse nii ebaharilik, lihtsalt sulle ka julgustuseks. Võib-olla asjad käivadki nii, et see rõõm tuleb natukese aja pärast, aga see ei jää tulemata. Amen. Ja siia loen ka selle kirjakoha, mis on siis suht tuntud kirjakoht, et kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kuidas külviseemet kannab. See tuleb ja hõiskab, kandes vihke. Et see on tõesti üks julgustav kirjakoht. Mul oleks siin veel ilmselt mitu asja rääkida, aga taaskord aeg läheb. Mul on isiklik lugu kaasuitlastega, mis alati, ma ei tea, paljud teist ilmselt juba teavad seda, võib-olla mitte päris kõik, et mina sain päästetud tegelikult 24 aastat tagasi läbi šotlaste, et samamoodi nad tegid keilisid, tookord nad tegid siis väliõhuüritusi suuri, need olid Tammsaare pargis ja Raekoja platsil ja seal oli hästi palju noori ja igasugu inimesi ja kõik lihtsalt haarati tantsudesse kaasa. Hästi sama lõbusad, nagu siin on meil nüüd paar aastat toimunud ja selles mõttes mind klassiõde sinna kutsus, ma siis tol ajal gümnaasiumis õppisin ja läksin.
ja siis nende tantsude õpetamise vahele nad rääkisid lühikesi lugusid oma eludest ja kutsusid inimesi ka lava ette palvele ja kirikusse. Ja siis, kui ma olin paar õhtut käinud seal tantsimas ja ilmselt jalutamas ka võib-olla, et siis ma otsustasin ka minna ja palvetada. Kuigi ma mäletan seda, et ma mõtlesin, mu klassijuurde Õnne-Liina seisin mu kõrva all, siis ma mõtlesin, kas ma peaks minema või? See Õnne oli minust siuke ebalev. No ma ei tea, et kui sa tahad või kas sa tunned, et mõtlesin, no ma ei tea, okei, ma lähen siis. Et mis iganes ajendil või põhjusel see algselt oli, miks ma sinna ette läksin, aga igal juhul ma läksin ja ma palvetasin ja peale seda siis ma läksingi tolleaegsesse Tallinna kesklinna kogudusse ja hakkasin noortekatel käima. Et ja selles mõttes mõned inimesed sealt ajast olid ka tol ajal laval, mis on nii äge, ehk siis esiteks Johnny Bell, tema vend Colin Bell ja Ann oli minu arust ka, Ann Curran oli, on ju. Aga kas ta oli 2 aastal ja mina teda niimoodi ei mäleta, et kas ta oli sel aastal või olnud just siis, on ju, kui mina sain päästetud. Ja, aga oli väga suur õnnistus ühesõnaga see reis ja mina olin ka esimest korda elus üldse Inglismaal ja Šotimaal ka. Siia lõppu võtan kiire 2 minutit, ma räägin isikliku tunnistuse. Ma usun, see võib-olla julgustab kedagi. Ülistuse ajal tuli lihtsalt südamesse, et mul tegelikult on olnud suht keeruline aeg. Alguses ma tahaks öelda, et nagu selle aasta algusest, aga tegelikult ma arvan, et see on juba pigem mingi 1,5 aastat võib-olla isegi. Et siis, kui number hakkas tiksuma sinna 40 juurde, ma ei tea, kas siis nende kümnendite juures alati käib mingisugune kriis endaga kaasas, on ju, mis iganes see on. Aga jah, sellel talvel kuidagi eriti ma tundsin sellist kõrbes olekut ühes küljes, et kõigest oli täiesti villand. Üliraske oli lihtsalt, ühesõnaga ma ei tahtnud enam isegi laulda, ma ei tahtnud ülistada siin ees, ma ei tahtnud tööl käia, mitte midagi ei tahtnud teha, et ikka täielik sihuke masendus ja mõnes mõttes ka eluisu kadus ära. Ma siinkohal hästi tahan tänada Helenet, kellega koos vähemalt mitu korda ilmselt palvetasime, aga ükskord väga pikalt ta võttis minu jaoks aega veebruaris, ma mäletan, ja me palvetasime põhjalikult läbi minu mineviku ja ma arvan, see oli hästi hea. Et ja Helene kuulutas mulle elu ja minu tulevikku ja peale seda tegelikult mul on olnud hulga rahulikum, stabiilsem ka vaimselt. Aga mida ma tahan siia lõpuks öelda, nüüd tagant järgi, alles 1 päev tuli see mõtteke, ohoo, vaata, mis su elus nüüd toimub. Ja ma mõtlen nagu ka, et ehk siis nüüd ma näen, et mingisugused uued uksed on hakanud avanema ja uued võimalused ja mingisugune uus hingamine, sest see oli see, mida ma see aasta olen lihtsalt palun midagi uut oma ellu. Ma olin nii väsik kuidagi ja jah, ühesõnaga ma võtsin mingi ajaga tegelikult pausi, siis sellepärast ei näinud väga palju mind sinna ees, ma võtsin ka ülistusest pausi, ma tundsin, ma lihtsalt ei suuda. Ja nüüd ma olen hästi tänulik Jumalale, aga ma tahtsingi lihtsalt öelda julgustuseks, et ma näen nüüd, loomulikult tagantjärgi on hullult hea tark olla, on ju. Ma näen tegelikult seda, et tihti enne, kui Jumal tahab meid õnnistada millegi uuega, ma ei tea, miks see nii on. Aga tuleb mingi raskus ja mingi kõrb, mingi kuiv aeg või ka võib-olla isegi täiesti masendus ja võib-olla eluisu tahab ära kasutada. Aga ma tahan sind lihtsalt julgustada, kui sa tunned, et sa oled oma elus praegu sellises kohas. Ära anna alla. Uus algus tuleb, uus hingamine tuleb, uus lootus tuleb. Jumalal on uus varutud sinu elu jaoks. Ära anna alla. Mine edasi, lihtsalt üks päev korraga, pane jalg jala kõrvale. Ma ei ole öelnud, et see on lihtne. Loomulikult see ei ole lihtne. Ma tean seda omast käest.
aga jah, see on minu kogemus selle ja eelmise aasta kokkuvõtteks ja lihtsalt ma tänan Jumalat tõesti, et ta on toonud mind nagu uude hingamisse ja uude algusesse. Tänu sulle. Aitäh! Tere! Käisin ka Šotimaal. Mul oli võib-olla natukene teistmoodi kogemus kui teistel, et ma võib-olla ei saanud midagi nii selgelt vahvat, mida siin nagu pikalt rääkida, aga ma sain nagu hästi palju killukesi võib-olla, mida ma tingimata jaga ka praegu, sest ma ei ole võib-olla päris lõpuni enda jaoks läbi analüüsimisest kõik on. Aga mis nagu mul seal hästi, nagu juba öeldud, eks ole, saime hästi palju räägitud, õppida erinevate valdkondade nii-öelda mingisuguseid detaile, kuidas nemad asju teevad, kuidas meie asju teeme, mida on meilt üle võtta neilt, mida on neil võtta meilt vastu, et nad kuidagi hästi kinnitavad ja jah, hästi soe oli seal, et inimeste mõttes, et inimesed olid hästi hoolivad, siirad, oli nagu näha, et nad on rõõmsad selle üle, et nad meid teenida saavad ja hästi hea julgustav reis oli enne kõike. Jah, küll aga, mis mulle nagu võib-olla on vähe rohkem nagu peas läbi analüüsitud ja mõeldud, et mis ma sealt võib-olla sain. Võib-olla kuidagi kiriku töötamine organisatsioonina või midagi sellist võib-olla, mis mul seal väga meeldis. Et jah, võib-olla me ei saa kõike päris üks üle võtta, sest me oleme võrreldes endaga päris väike kogudus. Meil käib siin mingi 30-50 kõige paremal juhul, eks ole. Neid oli seal tavalisel pühapäeval umbes 200. Ehk siis mastaabid on nagu erinevad. Aga kui ma seal pastor Gordoniga rääkisin ka, siis kuidagi tuli nagu südamesse, et võib-olla, et kui me tahame ise ka kasvada või ootame seda kasvu või saame ka pidevalt igasugust kinnitusi igalt poolt, et meil tuleb ärkamine Eestimaal, meil kogudus läheb järjest suuremaks, mis iganes, eks ole. Siis, et niisugune mõte, mis läbi koos pastor Gordoniga nagu saime, on see, et ehk peaks mingisuguseid asju hakkama tegema, nagu oleks suurem kogudus, et nii-öelda teha selle ruumi sellele kasvamisele. Ehk siis, me seda praegu võib-olla mingid väga hästi seda sõnastada, aga jah, et võib-olla oleks aeg võtta mingisugused sammud, et võib-olla käituda või töötada juba nagu natukene rohkem nagu suurem kogudus selleks, et kui see kasv kunagi tuleb, me oleksime selleks valmis, me ei hakkaks siis nagu võib-olla nikerdama nii väga. Ja mis mul oli seal nagu mingisugused need bullet pointid siis, eks ole, või lööklaused, mis mul sealt nagu meelde jäid, et mis ma selle kõigega nagu mõtlen, on see, et esimene, meil on seda ka, aga kuidagi väga tugevamalt peegeldus neil see, et see pühapäevane teenistus on nii-öelda eduka nädala tänamine, et on edukas nädal või tähistamine, sest jällegi, mitte et see meil ka nii oleks, meil on ka alfad ja kõik muud, eks ole, aga kuidagi pühapäev oli nende jaoks nagu see, et töö on juba tehtud, me tulime kokku, et tänada ja tähistada seda, mis me nädala sees teinud oleme. Ehk siis kuidagi, see kuidagi peegeldus väga selgelt, et teil on nagu suurem töö tehtud ja nüüd pühapäeval ongi lihtsalt ülistamine, tänamine ja nii-öelda tähistamine võib-olla. Et pühapäevane teenistus on suuresti tähistamine, et suurem osa tööst on juba nädala sees tehtud. See oli esimene point. Teine point, mis nii-öelda selle organiseerimise või organiseerituse koha pealt mulle väga meeldis, või organisatsiooni kultuuri poolt üleüldse, oli see, et ja see on ka see, et võib-olla muud moodi ei saa, kes neil on maru suur kirik, aga mulle meeldis, et neil on niisugused teemaplokid, mis käivad umbes 6 aja kaupa. Ehk siis aktiiv saab umbes 6 alguses kokku, leppivad kokku need teemad, mis nad hakkavad tegema, eks ole, näiteks ütleb, et ongi 6 aega, kus me võtame aega, et rohkem ülistada või räägime ülistusest, midagi sellist näiteks, või mingid muud plokid. Ja mulle väga meeldis, et kuidas nad nagu ette planeerivad niisuguseid asju. Ja siis kõik, mis seal pühapäevalt ja ka muude üritustel nagu noortekad ja kodugrupid ka ma eeldan, siis keskenduvadki sellele teemale ja siis võtad järgmise teema. Pluss mingid külalisesindajad, kes räägivad natuke mingit oma teemat võib-olla, aga see, et valdavalt on niisugune teema, mis nagu läheb läbivalt läbi pühapäeva, kuni ta siis läheb sujuvalt kuidagi üle järgmisele. Ehk niisugune võib-olla etteplaneerimine teemade kaupa. Ja mis seal pühapäevasest teenistust nagu ka silma ei oligi see, et teemad on nagu ühte auku enam vähem.
ehk siis kui meie koguduses ja see on okei, sest me oleme väiksemad, eks ole, me ei saa võib-olla nii palju ette planeerida, on tihtipeale niimoodi, kus ülistuslugudega me üritame nagu jõuda kuskile, siis keegi, kes loeb sõna ja läheb mingisse teisesse teemasse ja siis tuleb jutustaja, räägib täiesti kolmandat teemat veel. Seda ei ole alati, aga nagu vahest aga on, et kuidagi väga tüplikud erinevate suundadega. Ja seal ma nagu seda ei tundnud ja võib-olla seal ongi see, et see asi oli nagu paremini ette planeeritud natukene. No see oli teine point, ehk siis teemad olid sellised ühised ja umbes 1 kuu plokkidena. Nii, ja kolmas asi, ta tegelikult saaks suht kiiresti üle võtta, on see, et just pühapäevateenistusosas, kus ma olin ülistustiimis, tulime varem kohale, siis oli äkki mingi 8:30, 11 algas või, tegime oma seal selle proovi ära, tulid ka muud grupid kogunesid, tegid seal oma mingid proovid ettevalmistused ära, aga see kõik sai nagu tervikuks kokku umbes pool tundi enne teenistust ise ja see tuli läbi palve. Ehk siis kõik, kes olid seal parasjagu töötegijad, tulid suurde ringi, pastori juhtimisel, pastor kuulutus teisi ka, et kõik tahavad vähegi palvetada, tulge. Ja see kuidagi sai mõnusaks tervikuks. Ehk siis ei olnud nagu see, et nüüd ütleb ülistustiim oma asja, palvetajad kuskil mingit oma asja, vaid kuidagi sai kokku läbi sellise ühise palve, läbi nende, kes parasjagu sel hetkel lava ees olid ja mingi suuremat tööd tegid, sest seal palju inimesi seal, inimesed nad roteerivad neid asju seal. Et jah, see oli nagu see, mis mul seal väga meelde jäi, kuidas suur kirik töötab ja kuidas võib-olla ka meil oleks midagi õppida, et kui me tahame ka kunagi kasvada ja sinnamaani jõuda. Nii, pastor vist. Aitäh! Mina tahaksin kõigepealt alustada sellega, et ma olen teile ülimalt tänulik, kes kõik palvetasid meie eest, sest tegelikult see reis läks üli hästi. Jumala arm oli kogu reisi ajal meie peal, ühtegi probleemi, te võite siin keegi ümber lükata või mis iganes, mina ei kogenud. Et see oli, kõik oli super, isegi selle ilmaga vedas, kui me oleme arvestanud, et ilma prognoos oli iga päev ainult vihm, siis me nagu praktiliselt see vihma ei tundnudki. Et kõigile siis veel kord suur tänu, kes meid palves hoidsid, et seda oli tunda põhimõtteliselt nagu iga päev, iga hetk. Ja muidugi see tiim, kes meil kaasas oli, see oli super lihtsalt, et meil oli väga tore aeg koos, et kui siin lennukireisist nagu alustades, siis tavaliselt, kui ma olen lennukis ja ma kuulen mingit imelikku naeru kuskil grupi poolt või kõva valjuhäälseid asju, siis ma olen nagu väga saan selliseks nagu, ma ei ole kõige sõbralikum olekuga ja tahaks nagu piloodile midagi ütlema minna, kaebama minna, aga nüüd ma olin ise osa sellest grupist. Et selles mõttes ja kuidagi näpuga ei näita ja et tavaliselt need lennufirmad kipuvad panema inimesed nagu eraldi istuma, aga me olime kogu aeg igas lennus täpselt samadel kohtadel, sama grupiga koos, kõigil oli täpselt samad kõrvalistujad. Et ma olin nüüd osa sellest valjuhäälsest, naeruhäälsest grupist, eriti ühel lennul, kui ei hakka näpuga näitama, harjutas pool aega skoti aktsenti. Et jah, et väga tore oli kõik see osa. Ja siis nüüd alustades tõsisematest teemadest, siis see kirik, ma ei olnud seal eelmisel reisil, kui me Janek ja siis pastor Heiko Evega seal käisime, siis me nagu pühapäevasest kirikust me osa ei saanud, aga nüüd oli siis see võimalus. Ja seda kogeda kõike seda, mis see suur kirik nagu selliselt nagu endast kujutab, juba sest ülistusest alustades, et see oli selline, ma ei tea, palju seal laval neid koos meiega oli, 10 vast ei olnud, eks ju, alla selle natuke. Et see oli nii võimas, hästi valjuhäälne, hästi sellise nagu, ta oli nii elav ja meil oligi seal vist 2 naisterahvast, kes seal siis nagu said vist tantsukava Jumalalt, ma ei oska täpselt öelda, kuidas see on, Gordon väitis, et tema nendest tantsijatest midagi ei teadnud ja palunud ei olnud seda. Et need siis iseseisvalt, need 2 naisterahvast siis tegid mingit spontaanset kava siis vastavalt ülistuse laulule ja muusikale. Üks pidi olema isendasest muidu baleriin ka, aga pidi jah. Nad olid jah sellised liigutused seal nagu võib-olla baleriinil nagu võib-olla oleks ja graatsilised liigutused. Ja inimesed nagu elasid selles ülistuses nagu nii kaasa, et see nagu oli selline hea kogemus, selline üles ehitav, et seda elavust võib-olla meil nii palju siin ei ole, aga see võib ka tulla kultuurist ja kõigest sellest, eks ju, et ma isiklikult ei osanud öelda ja arvata, et Skoti nagu see selline, nad on nagu nii elavad, ma ei oleks ise seda arvanud, aga seal on muidugi teisi kultuure ka sees. Ja üldse, nagu siin juba eelnevalt Hendri ka mainis, et see kõik see ülesehitus seal enne koosolekut, kuidas see kõik paika pannakse, on hästi süstemaatiline ja võiks isegi öelda, et kellavärk
et seal on nagu isegi jutluste ajal siis jookseb ees ekraan, kus Janekile pandi ette, ma nägin 25 minutit, mis hakkas siis alles nagu... Sulle ei pandud, jah? Aga muidu see kell on seal ees suure ekraani peal, et see siis 25 minutit algab ja siis ta hakkab nagu jooksma tühjaks see kellaaeg. Et siis sa pead lõpetama ja sellest tuleb see kinni tegelikult pidada. Kaire, see 25 minutit oli sulle palve jaoks, vaata. No ma tegin kiirelt. Nagu kord ja kohus. Siis ma mainiks seda, et siis seal on ka nii, et jutlusaal, siis kõik lapsed on nagu saalis ja neid on seal, ütleme siis, ma ei tea, võib-olla nimekirjas võib neid isegi kuni 50 olla. Kohal tookord nii palju ei olnud ja nad on ülistuse aja, siis on koos vanematega seal ja siis, kui siis hakkab jutus, siis nad koos lähevad siis üle lava, siit tulevadki, siit läheb üks väike uks, lähevad siis sinna taha ruumidesse ja ma läksin ka nendega kaasa, kuna siis Villi naine Charlotte vastutab siis selle laste töö eest. Ja tol pühapäeval nad jagunesid siis 2 gruppi, kus oli siis need hästi pisikesed mudilased kuni 5-aastased. Nendel oli siis eraldi mängutuba, selline, kus nad siis ainult mängivad ja vaatavad võib-olla siis piiblist mingit tuttavat mingit filmi. Ja sealt ma läksin edasi siis suuremate gruppi, mis oli siis eraldi ruumis vanuses siis kuni 6–11 ja seal ei olnud mitte ühtegi mänguasja. See oli minu ajaks nagu selline täiesti tühi ruum, nagu põhimõtteliselt see ruum siin on lihtsalt olid toolid, laud ja siis televiisor seal nurgas ja jutuse järel siis nad vaatasid seda sama jutust nagu siis teleekraanil nagu kinnituseks multikana. Ja siis tuli neil väike snäkiaeg ja ma lihtsalt küsisin selle tädi eest, et kus need siis nagu, mis te siis teete, siis need mänguasjad, kus ei olegi, et võetakse välja ainult siis need joonistusvahendid ja siis sellega siis võib-olla siis seal midagi siis tehakse, aga siis ma läksin juba, et härra pastor Janek rääkis, ma tahtsin seda ka kuulata natuke ja siis läksin ära ja minu jaoks oli see lastetunni nagu nii-öelda oma ette soov näha, kuidas seal see toimib ja seal oli muidugi haudvaikus oli seal nendes mõlemas tunnis. Et kuidas nad seda suutsid, seda ma ei tea, see tädi küll väitis, et iga kord nii ei ole, aga seal oli selline kord oli väga majas, lapsi oli suuremas rühmas, ma lugesin 14, väiksemas 8, et see kord oli siis nagu vähem kohal. Siit ma sain väga palju nagu sellist väikseid mõtteaineid, üldse sellest nagu kogudusest nagu üleüldiselt, sellist nagu tuld, sellist värskust, selliseid uusi ideid. Sain pastor Fionaga omaette rääkida, kõikide siis nende naistega, Villi naise Charlotte'iga, Eiliiniga, siis Johni naisega, Colini naise Jackiga, kes neid tunnevad, et väga sellist nagu üks ühele aega, selline ühiselt üles ehitav, kuulda nende kogemusi. Et nagu siin ühine joon ongi olnud, et tunda seda nende vastuvõtlikkust, sellist nagu külalist lahkust, see tegi väga alandlikuks ja sellise soovi sütitas nagu siia sisse, et kui nad järgmine kord peaksid siia tulema, et me tahame veel paremini teha. Veel rohkem endast anda, et just see, kuidas need kodudes meid vastu võtsid, et nad avasid oma kodud sellisele suurele kambale, mitte ainult meie ju ei olnud seal, ka nende kirikute liikmed tulid ju kohale, kes seal olid siis lähimad töötegijad. Et neid veel paremini vastu võtta ja näidata seda meie sellist külalist lahkust veel enam, kui me oleme seda siiamaani neile nagu avaldanud. Mis siis veel? Ja muidugi ma siin kiidan praegu, et nende ülistus võib-olla oli selline kirik oli suur, kõik oli selline teistmoodi ja võimsam, aga millest nemad meist võimsamad ei ole, on Fredi. Neil sellist kirikuliiget ei ole selles mõttes, et Fredi tuli see, nagu te siin kirikus näete, kõik teavad, et ta niimoodi torkab meil silma ja teeb nalju siin ja seal, aga seal oli tal see veel üle võlli, see oli nagu maksimumist veel kõrgemal levelil, et seda me kogesime igal pool ja ma arvan, ta ajas need kõik hulluks, kõik sottas, et ta põhimõtteliselt ajas hulluks. Oma naljade, oma olekuga, oma selle sotikildiga, kuidas hommikust õhtuni käis sellega linna peal igal pool, et neil ei ole selles mõttes meile võrdväärsed. Kahe inimese peale kokku saaks veidi kätte seal teie. No ei tea, see oli ikka jah, et selles mõttes, et seal ikka naistele pakkus seal nalju ja siit ja sealt ja selles mõttes, et see oli meie nagu, et suured tänud selle eest muide, et hoidis seda vaimu nagu hästi kõrgel. Ja ma arvan, võib-olla ongi siis kõik praeguseks. Ja selles mõttes ka, et meil siin 4 lennust 3 lennukit hilinesid, et Jumal nagu hoidis ka seda, et me ilusti jõudsime igale poole ja selles mõttes, et Jumala arm oli ikkagi täiesti tuntavalt meie peal, et veel kord suured tänud. Ma ei tea, kas sai kõik mainitud, aga... Frankfurt oli ka ilus ikka.
jõudsime Viivikaga ka siin, meil oli vahemaandumine 5 tundi. Mina lõin vedelaks Viivika, ütles, et lähme ikka. Et käisime vahemaandumisel, läksime väravatest välja, mis on omaette teema, kui sul on 2 erinevat EU ja UK riiki. Tagasi tulek ei olnud lihtne. Et sinna uuesti väravatest sisse saada, et see oli nagu suur selline kadalipp meile. On siis Fredi veel mingeid märkusi või? Siin juba ootab see tähtsam kõne, ma tulen siis alla ära. Aitäh! Hi, I want to bring greetings to Missio Church in Tallinn, Estonia from the church, Gate Church International in Dundee, Scotland. We're so grateful that you sent your team over to be with us last weekend. We had such fun, fellowship, food. We did walks, but we also built together. We built some great fellowship with prophetic nights, and we did some incredible ministry together. It was so powerful. We're grateful for the whole team. If I mispronounce anybody's names, please forgive me in advance. So Pastor Yannick, Koire, Vivika, Freddy, Tulika, Kasper, Bibi, Regina, Henry, Eva, Elisa. We just want to say thank you so much for sending that fabulous group of people over to Dundee, Scotland. We had a great time. Pastor Yannick preached a great word on the Sunday morning. He was very funny. And the people loved the sincerity as well, the depth of the word, the prophetic word that he brought to the church was so powerful. And people responded and people became Christians at that meeting where he preached, which is absolutely brilliant. So praise God. So we had a great time and we just believe that God is building something good between the two churches. I'll give you an example. On the Sunday morning, Sunday evening, the 2 worship teams from Gate Church and Missio, they had never met or they hadn't played together, but they met, they formed, they bonded, and the anointing of God flowed in the meetings. It was so good. So I just want to express gratitude from us as a church to you as a church for sending a great group of people over. And we believe that we've been building together for 20 plus years and things have re-emerged in the last few years, but we believe this is a time of building together in Scotland and in Estonia. And there might be other nations as well, who knows. But thank you so much, church, for sending the team. God bless you. We know it came with a great price of your time, your money, your prayers, your energy to come here. So we are grateful. Thank you so much. And our prayer is that you will be blessed and you will multiply and you will grow as a church and you'll see the fruit of this mission trip in Jesus' name. Amen. Kiire kokkuvõte. Jah, absoluutselt. Kiire kokkuvõte siis sellest, mis siin prantsuse keeles just räägiti teile, et kõigepealt tulid tervitused pastori ja koguduse poolt, tänati suuresti seda kogudust, siis, et me üldse saatsime inimesi Šotimaale, et saime olla inimestega osaduses, saime head toitu, heas seltskonnas olla, eriti tore oli see prohvetlik õhtu jällegi toodi esile, siis Janek jagas sõna pühapäeval, see oli väga hea sõna, see oli väga naljakas ja väga prohvetlik sõna ja kogudus sai sellest väga palju. Inimesed said päästetud sellel teenistusel, 3 inimest tulid selle pärast päästepalvele ja ühesõnaga inimeste elud sai muudetud selle tõttu, et Jumal kasutas meie kogudusi siis oma kuningriigi jaoks ja usume, et see töö ka üksteise vahel ja koostöös saab kasvada ja areneda üha rohkem ja rohkem. Ja siis selle koostöö näitena tõi ka selle ülistuse, kuidas 2 erinevast kohast tulime kokku, polnud varem koos mänginud ja kõik sujus väga hästi ja igaüks sai oma ande jagada seal ja teenida selle läbi seda kogudust seal koha peal.
ja et kuna me oleme juba 20+ aastat koostööd teinud, siis Jumala nagu selle, vahepeal oli selline nagu pausiperiood, et mitukümmend aastat nagu ei olnud suhtes ja niimoodi, aga viimaste aastatega on see koostöö uuesti kasvanud ja usume, et see läheb aina tugevamaks ja et samamoodi saame olla üksteisele julgustuseks ja toeks ja nii-öelda aidata edasi kasvada mõlemat pidi, nii nemad aidata Missiot ja meie samamoodi aidata Gate Internationali. Ja et usume, et saab rohkem teha lähiajal ja tänati siis palvete eest ja kõige selle eest, et me ise panime ka finantsiliselt siin ikkagi välja, et see teine hotell oli ikkagi meie koguduse kulul ja niimoodi, et meie oleme oma panuse andnud, nemad andsid oma panuse ja Jumal kasutab kõike seda, mis me oleme andnud. Nii et aitäh kõige selle eest. See oli põhimõtteliselt lühikokkuvõte sellest. Olete veel siin? Tere! Oli välja kuulutatud, et mina pean täna jutlust pidama. Olete nüüd valmis? Aga ma võtan siis ka hästi kiiresti mõne mõttega kokku ja räägin võib-olla natukene siis ka tulevikuplaanidest. Ma arvan, et need meid huvitavad võib-olla isegi rohkem. Eks need asjad, mis nüüd seal juhtusid, omavad ka kindlasti pikaajalist mõju, et alati on nii, et kui sa lähed kuhugi midagi tegema, missionitööd või siis alati need, kes lähevad, need ise saavad ka, see, kes läheb teisi kastma, see kastetakse, et tegelikult sellised minekud, ükskõik on meil siis käisti siin Soomes või on meil need ugri-mugri missionireisid olnud siin läbi aegade, eks ju, erinevad inimesed, kes on käinud. Väga tihti me ei saa öelda, et nad läksid ja kõik suur ärkamine toimus ja ma ei tea, imed ja kõik muud asjad. Aga tegelikult need inimesed ise tavaliselt saavad nendel reisidel kõige rohkem. Ja kui ma vaatan nüüd ja mõtlen kas või selle meie enda tiimi peale, me oleme siin kuulnud kõike neid tagasisidet, mis olid positiivsed, siis tõesti ei oskagi, kui hakkaks mõtlema, kas oleks midagi negatiivset. Tulegi midagi nagu halba, midagi pähe praegult niimoodi. Tegelikult eestlased ongi, et ei ole midagi halba isegi öelda, eks, isegi kui otsid. No jah, et tegelikult on ju nii, et ka see tiim, kui ta on niimoodi koos pikemalt, siis tegelikult see mõjutab ka juba kogudust, sest need inimesed omavahel saavad suhelda nii, nagu nad võib-olla varem kunagi polnud suhelnud. Et me käime võib-olla ühes kirikus, me käime iga pühapäev siin koos, aga kui palju või kui tihti me tegelikult nagu saame aega üksteisega rääkida ja põhjalikumalt rääkida ja tavaliselt sellised reisid ja missionitööd ja sellised väljasõidud aitavad seda kohe rohkesti. Ja mul on äärmiselt hea meel ka sellest, et kui meie siin juba nagu poolvanurid siin eesotsas mõtleme ka missiokoguduse tulevikule, siis need, kes seal praeguses selles tiimis olid ju kõik suurelt jaolt sellised nooremad ja see järgmine põlvkond, kes peaks tegelikult seda kirikut edasi viima. Ja alati on äärmiselt kasulik ja tähtis, et need ka kunagised 25-aastased sidemed ja kõik see, ütleme, mis meie südamesse täna Jumal meile paneb, kes me täna siin seda asja siin veame, et see saaks teatepulgana kindlasti edasi antud ka noorematele põlvedele, sest isegi seal Gate koguduses ja ka mujal on neid asju nagu näha, et kui suured juhid ja liidrid teevad oma asja ära ja siis ükskord ära lähevad, siis järgmine põlvkond või järgmised noored või järgmine generatsioon, neil ei pruugi samadased südames olla. Ja siis võib-olla need väärtused, mis olid tohutu suured väärtused, need kuidagi lastakse nagu käest minema ja tulevad võib-olla mingid uued väljundid ja uued asjad ja tavaliselt ongi uued juhid kujundavad oma meeskonna ja oma näoga kogudusele, see on normaalne. Aga kui me mõtleme niimoodi nagu jätkusuutlikkus, et mida siis Jumal on sellele kogudusele andnud, siis sellised asjad kindlasti on hästi olulised, et ka nooremad saavad osa nendest asjadest, mis täna on meile väga olulised. Ja tegelikult me olemegi ju toonud siia kirikusse ka seda just seda noortele tööd, noortele suunatud tähelepanu üha rohkem. Aga mõned mõtted minu poolt ka siis just, mis puudub ka tulevikku, et olevikust veel üks asi või paar asja, mis mul seal nagu silma hakkas, oli see, et ma võrdleksime, mulle üldse meeldib, kui ma lähen sinna, vaata, sa oled ka kogu aeg selles laines ja ma läksin teadlikult ka, mul on hea meel, et me läksime sinna niimoodi, et me ei läinud kohe nagu suurt missionit tegema sinna, vaid meil anti võimalus jälgida, olla nendega kontakti, luua kontakte
vaikselt teenida koos või vähemalt siis olla kas või teenitud nende poolt. Ja siis samal ajal sa saad ise niimoodi rahulikult nagu sisse elada sellesse. Ja samal ajal kogu aeg antennid püsti, et kuulad Jumala käest, et mõista, mida Jumal siin teeb nende inimestega. Ja siis kogu aeg samal ajal ka ise küsida, et mis siis nagu meie osa selles on. Et mis on see edaspidine või suurem plaan või mis siit siis nagu siis välja kasvab, sest oleme ausad, kui me läksime 10 aastat tagasi öelnud, et meil on täna sotlastega selline nagu kontakt tekkinud ja selline koostöö sellisel tasemel, siis ma arvan, me poleks suutnud seda uskuda, et see nii kiiresti ja nii põhjalikult on nagu kasvanud. Ja täna ma julgen öelda, et see reis väga oluliselt tihendas veel meie suhteid, veel tugevamaks. Sest see oli vastastikku nagu tunda. Et tegelikult ma arvan seda, et me alles alustame nendega. Et me veel ei ole näinud seda, mis tegelikult sellest asjast võib nagu sündida. Ja seda olulisem on täna nagu mõelda, ja küsida Jumala käest, et millised on need järgmised sammud. No järgmised sammud on kindlasti see, et Soti tiim nüüd on nende kord tulla siia. Ja mul seal, ütleme, seal kuskil tekkis üks mõte. Ma ei ütle veel, et Jumal ütles mulle. Aga ma olen natukene siin oma tiimile rääkisime ja ma rääkisin seda ka Gordoniga, ma rääkisin seda Williga, ma rääkisin seda Johniga. Ja nendelt selline esimene reaktsioon oli selline positiivne, et jess, jah. Ja milline see nagu see mõte oli? No me ei ole isegi jõudnud Eigoga veel arutada, seepärast me ei räägi praegu, et nii nüüd läheb, vaid me istume veel Eigoga maha ja kindlasti Eigol ja Evel ja teistel on siin võib-olla omad ja meie tiimil inimestel omad mõtted, et me alles hakkame kujundama seda tulevikuplaani. Aga minu algne mõte oli see, et mulle tundub, et meil on vaja nüüd natukene muuta seda Šoti mõju või kui nemad tulevad seda eesmärki natukene teises suunas. Ja jätta võib-olla natukeseks selle keeli nüüd kõrvale. Võib-olla me kasutame küll seda Šoti tätši või sellist Šoti nagu kui nad tulevad siia, alati võiks olla midagi šotilikku ka, see teeb selle asja nagu erilisemaks. Ja mõte on see, et kui nad on nüüd kogu aeg või nad on käinud nagu meie kogudust teenimas, siis nüüd mina arvan, et järgmine samm peaks olema nüüd see, et kus enam ei ole niimoodi, et nemad tulevad siia meid teenima ja meie läheme sinna siis järgmisel korral neid teenima. Vaid me peaksime hakkama rääkima nüüd tõsisemalt sellest samast näitest, mida me siin piltlikult nägime. Et me hakkame nendega mõnes mõttes kui võrdsed partnerid koos teenima. Ja seda saab kõige paremini teha väga erinevalt. Üks variant on see, et viime, või kui Šoti tiim tuleb siia, et siis me lähme väikese tuurile Eestimaa peal. Näitame neile Saaremaad ja Hiiumaad võib-olla ja lähme äkki Pärnusse või Viljandisse või Tartusse. Ja läheme sinna kohalike koguduse teenima nendega koos. Šoti missio ja Keit koguduse tiim läheb. Ja see võiks olla sellised see rõhuasetus võiks olla, ütleme TTT teeb ka midagi sarnast, aga just ütleme, arvestades nende seda tugevust, just seda prohvetlikust liikumist, pühavaimu liikumist, siis see on kindlasti asi, mis on natukene selline erakordsem, sest see tundub ikkagi nagu selline eksklusiivne või selline asi, et väga vähesed, nagu me ise ütleme ka, et prohveteid on ju väga vähe ja prohveteering on ka selline arvanähtav nähtus tihtipeale. Oleneb jällegi, mis üritustest me räägime, aga kas või meie enda kirikus või pühapäevast teenistustel. Et siis minna nagu tuuril, aga see nüüd otsast ei puuduta meie kogudust, kui me läheme teisi linnasid ja teisi kirikuid teenima, siis ma küsisin kohe enda käest ka, et aga mis kasu siis meie sellest saame. Aga vaat seda kasu saamegi, et kui me koos nendega läheme, nemad tõmbavad meid käima ja meie nende kõrval, kui meil juba seal hakkasid tulema, ütleme Regina, kes siin rääkisid. Muideks, minul oli ka, kui meil oli see pühavaim õhtu seal, mul hakkasid ka kohe asjad tulema. Ma mõtlesin ka, et oleks mul ka kohta ja nüüd ma ei hakanud sinna vahel nina toppima, aga mul oli seal ka sõnum sellele ja pilt sellele ja asjad sellele. Aga ma võtsin tagasi ennast, sest praegult nemad teenist meid. Aga mul oli üks olukord just sellest kõige viimasel päeval, kui ma seal istusin, ma vaatasin seda kirikut, ma vaatasin seda teenistust. Eks ma olen ka ju üht-teist elus näinud ja erinevaid kirikuid ja nii Londonis Holy Trinity Brompton, kõik need alfad, kõik need erinevad kultuurid, asjad. Siis ma vaatasin just seda selle pilguga ka, et mis siin on nagu siin see tugev asi, mida me tahaksime ka. Ja siis ma nägin ka seda, et ka meil on midagi, mida nemad vajavad. Ja ma tegelikult enda jaoks sõnastasin need asjad ära. Või ma arvan, et ma tean, et mida meil neile oleks õpetada.
Ja siis ma läksin lõpuks, kui selle teenistus, mida seal õhtul oli veel ka ülistusteenistus seal pühapäeval, kõige viimane. Ja siis ma läksin Villi juurde, ütlesin Ville, et aga nüüd on niisugune lugu, et mul on sulle sõnum. Ja ma tegin seda teistmoodi juba natukene, kui nemad seda teevad. Ja Vill põhimõtteliselt ka peaaegu, et pisar silmas ütles, et it's a pure gold man. Et ta tunnistas, et see mis ta sai, on puhas kuld. Minuga pole seal mingit pistmist, aga ma räägin, et Jumal hakkas ka meid kasutama. Ja siis ta ütles, et me palveta mu pärast. Ja siis me palvetsime seal ja seal oli ka hoiatavaid asju. Seal ei olnud ainult selline, nagu me siin täna räägime, kõik siuke ilus, kena kõik asjad, vaid seal olid ka teatud asjad hoiatused, mida ta peab jälgima, vaatama. Nii et mida ma mõtlen? Ma mõtlen seda, et kas kui me nüüd sotlased tulevad, siis nende tiim natukene võib muutuda, osaliselt võib see kattuda. Ja kas me läheme siis tuurile või me läheme ainult ühte linna? Ja meil ei oli isegi oluline see, et me nüüd läheme nendesse linnadesse, et teeme seal suuri mingisugused koosolekuid ja hakkame seal tohutud rahvamasse, vaid nii-öelda sinna kogunema, või see oleks nagu eesmärk. Tuleb sinna 5 inimest või 50 inimest või 100 inimest või vahet ei ole. Pigem mina vaatan seda rohkem nagu, et mis kasu meie sellest saame. Meie saame kasu sellest, kui me nüüd õpime nendega koos minema välja ja teenima. Ja sealt, kui nemad ära lähevad, siis see, mis me seal saime, selle me toome siia tagasi. See on meie kasu. See võib olla ka nii, et me läheme ainult ühte linna, me ei pea tuulile minema, kui see osutub keeruliseks. Kes on meie tiimis seal, kes selle kaasa? Siin on palju lahtisi otsi. Võib-olla me peaksime tegema hoopis Tallinnas ja teeme hoopis mingisugust konverentsi vormis seda. Siin on detaile nagu erinevaid, see ongi kõik nagu arutamise koht ja üldse võib-olla on kellelgi veel parem mingi idee. Aga see oli lihtsalt minu nagu mõtlen, kuidas nagu edasi. Sest nad on siin käinud 4, 5, 10, mõned on juba 10 korda käinud. Ja see keeli, ütleme nagu, see on olnud siiamaani väga hea. Aga mulle just tundub, et meil see nende selline vaimulik selline, kui lihtsasti ja kergesti nemad nagu liiguvad nendes asjades. Seal on muidu koht ka, et võib-olla tuleb seda liiga palju mõnikord. Ja sul on prohveteerimises on tegelikult 2 võimalust. Üks asi on see, et iga kord, kui sul midagi südamest tuleb või mingit pilti näed, sa paugutad selle kohe välja nii-öelda. Ja jätad selle inimese enda nii-öelda kätte, et ta sellega midagi peale hakkaks. Aga teine asi on see, et teine viis on ka see, et sa saad midagi Jumala käest ja siis sa ei tee midagi sellega, vaid küsid, mis ma sellega tegema pean. Või kellele see on suunatud. Ja kui ma näen mingit pilti, siis sa ei lähe kohe rääkima suvalise inimesele, et mis pilte ma näen, vaid sa võib-olla küsid ise tõlgendust sellele pildile. Ja siis, kui sa saad selle tõlgenduse, siis sa lähed selle inimese juurde ja ütled, et ma nägin ühte sellist pilti sinu kohta ja Jumal selgitas, et ta tahab midagi võib-olla sellega. Ühesõnaga, siin on hästi palju erinevaid viise, kuidas seda teha. Ja siis ma mõtlesin välja ka seda, et kuidas nüüd meie minek sinna võiks olla. See on ka mõtte tasandil. Et nüüd on niimoodi, et need, kes juba käisid, nendel juba tekkis kontakt nende inimestega. Need tahaks kindlasti tagasi minna, sest siis see oleks nagu loogiline, eks ju. Aga meil on kogudus, ma arvan, vähemalt sama palju inimesi veel, kes tahaks ka minna. Ja tegelikult ka kindlasti ka omad kontaktid saada ja oma kogemust. Aga selge see, et 50 me vist sinna nagu ei saa minna niimoodi korraga. Et mulle tundub, et ainukene mõistlik ja loogiline lahendus oleks see, et me hakkame käima võib-olla seal nüüd, mitte nüüd niimoodi, et me paneme kõik mingi suure kamba kokku, vaid hakkamegi käima niimoodi töövaldkondade kaupa. Ehk siis üks mingisugune reis on näiteks meie 5 ülistajat lähevad, siis lähevad võib-olla 7 noortetööd. Siis lähevad need prohvetliku palveinimesed lähevad oma mingit asja tegema seal. See on selline, saad aru, see on selline lihtsalt mõte, ja samal ajal on see nii-öelda kutse ka kõikidel teistel, kes veel käinud ei ole, aga kunagi tahaks ka minna, et siis sa pead hakkamagi mõtma selles mõttes, et see esimene kord me praegult väga nagu ikkagi läksime nendega nagu tutvuma ja nemad meiega tutvuma ja me läksime selle maaga tutvuma, kultuuriga tutvuma. Aga edaspidi hakkab rohkem kindlasti olema see, et nüüd nad natuke rohkem, kui nad meid on tundma õppinud, siis nad hakkavad ka meid rohkem rakendama. Ehk siis meile antakse nagu rohkem seal tegemist. Ja siis ma arvangi, et need grupid kujunevad välja vastavalt sellele, et mida nad tahaksid või mis vajadus neil oleks või mida nad meilt tahaksid, kui nad meid ka tundma rohkem õpivad. Nii et täname sponsoreid. Sest see oligi tänane selline, nad kõik
kõik tänavad, sest meil oli igal inimesel ka oma rahaline nii-öelda osalus, nii et aga siis ka kiriku rahadega me saime siis ka seda teist hotelli nii-öelda tasuda, nii et see tuli kiriku rahast, nii et ehk siis kõigid meilt. Ja lennupiletik osaliselt, jah, lennupiletil oli oma osalus ka. Vot nii et vägevad asjad, see on ainult üks valdkond kirikus, eks ju, neid asju tuleb kindlasti veel ja hoiame siis kõrvad ja silmad lahti, mis Jumal meie keskel teeb ja ma saan aru, et lembit on juba seal, kana on juba ära küpsenud asjas ja ega meil ei olegi, tõmbame joone alla, meie lehvitame meie ülekanne, sealt saab ka siis jah, okei.